Ma arvan kõige rohkem seda, et võib-olla nagu see motivatsioon on selline asi, et vähemalt osaliselt, et kui ikka inimesel on sellist kirge ja tegutsemistahet, siis on vaja seda lihtsalt suunata. See on kõige parem olukord, et ikkagi motiveerida inimest, kes nagu sisemiselt ise ei põle, kellel sellist sära ei ole, kes nagu ei taha hästi teha või et ma arvan, et see on selline et sellise eesil lükkamine, et see aga kui sul on ikkagi sihuke noor hobune, kes nagu rebib ennast pigem lahti ja tahaks nagu tormata 1004, et see nagu, need on väga erinevad olukorda ja ma arvan, juhina on parem võib-olla ikkagi mitte nagu tagant lükata, on parem taltsutada kui tagant lükata siis või midagi sellist. Et me ka nagu personalivalikus üritame tõesti leida inimest, kellel see sära ja tegutsemistahe on nagu olemas, et selline sisemine motivatsioon peab muidugi olema, et võib-olla siis ettevõtte roll on luua keskkond, mis seda vähemalt ei riku pärast seda, et see nagu toetaks seda. Aga motivatsiooni nagu tühja koha pealt luua, ma kardan, et on väga raske. Et see võib-olla see keskkond ongi, et see keskkond seal ümber, ütleme inimesed, võib-olla töökeskkond, asi, milles on marketis nagu, kuna me oleme olnud nagu selles garaaži faasis nagu päris pikka aega, et see töö käib niimoodi kastid otsas ja kuidas kunagi, et kui nagu drive oli nii suur, siis keegi, enamus kõik loomad, keegi mõelnud selle peale, et peaks nagu ka töökeskkond olema. Alles nüüd me oleme hakanud selle peale mõtlema, et kui sa veedad nagu tööl, seal keskmiselt 8-9 tundi, et keskkond, kus sa viid, peaks tegelikult olema nagu inspireeriv ja mõnus, mitte nagu kontori selline. Aga te käite tööl, te ei tööta kodus pitsaamaga? Tegelikult see kodus töötamine oli selline, et ta nagu tuli ja natuke läks, aga natuke jäi ka. Et meil on ikkagi seda, et kui on vaja vaikselt olla, et meil on üsna paindlik see tööviis tegelikult, et ka ma isegi tihtipeale helistan hommikul oma esimese kasuliku tunni teha tegelikult kodus, et kui seal pärast vaikne on, et siis, aga selles mõttes jah, et me ikkagi soodustame seda, et see töökoht oleks võib-olla mitte selline koht, kus sa oled sunnitud istuma, vaid see oleks see koht, kus sul on nagu, kuhu sul on meeldiv tulla, kuhu sa tahad tulla ja kus sünnib selline nagu koostöö ja kollaboratsioon ja ideed ja innovatsioon. Et võib-olla ka nagu tuleviku marketi kontori suhtes me üritame nagu seda luua, et see oleks koht, kuhu mitte inimesed ei pea tulema hommikul, vaid kuhu nad tahavad tulla. Basseini keskele? Meil on see kiiktoolid ja viid ja mis meil seal kõik uhked plaanid on, mahlamasinad ja kohvik ja kogu värk, et tõesti me nüüd sellele nagu pühendame, et oleks nagu vahvana toredam. Aga see motivatsiooni asi läks meil nagu kõrvalhüppeks sinna kontori kohta. Aga motivatsioon, et see keskkond, inimesed, palgastruktuurid, ma arvan, need nagu toetavad asjad. Mul on selline uskumus, et tuleb meil firmas, et palgastruktuuriga või boonuskeemiga või mingi hästi kavala tasustamise viisiga ettevõtet edukaks ei tee. Et sa võid võib-olla seal tekitada tõsist meelehärmi kellegis, kui see asi on halvasti ja ei tööta ja kuidagi ei peegelda nagu ettevõtte eesmärke. Aga ta ei ole nagu eesmärk omaette selles mõttes, et see inimese sisemine motivatsioon ja siis nagu ütlesin, võib-olla selgelt neil on see, et nagu selline piisav palk, millega nagu ennast mugavalt tunda, aga mitte üle maksta, mitte mingil inimesi maksta tulemuse eest ja eelkõige nagu pikaajaliste tulemuste eest. Et muidu sellest motivatsioonist võib saada nagu selline eraldi asi, millega tegeldakse hästi palju, mida muudetakse, mis tekib palju meelehärmi, et kuidagi oleme katsunud seda teemat nagu natuke vältida, et kui inimestel isegi on boonused kvartaalsed eesmärki, et siis nad ei oleks sellised valdavad, mis neid nagu rikkaks teeks. Et kuidagi pikaajaline motivatsioon, normaalne palk ja selline väike nagu mõnusalt meeldiv lisatasu oma töö hästi tegemise eest. Et me nagu eeldaksime, et inimesed tahavad tööd teha ise ka, et need ei peaks nagu iga liigutuse pärast nagu boonust maksma.